Tänases rohelise kannapöörde episoodis oleme tulnud Pankranniku piirkonda. Ja tutvume siin, kuidas toimetavad roheliselt 2 ettevõtet, Toila Spa hotell ja Lammasmäe puhkekeskus. Oma päeva alustame siit Toila alevikust, kus on imekaunis Toila Spa hotell, mis pakub nii majutust kui ka raviteenuseid, kui ka head toitu ja mõnusad spaad. Ja kui te tahate täpsemalt tutvuda erinevate võimalustega, mis Toila Spa pakub, siis meil on siin ka lausa 2 videot tehtud, nii et soovitame neid kindlasti teil vaadata. Toila Spa hotell alustas aastal 2005, kui avati termid keskkonnasõbraliku soojuse tagastamisega. 2007. aastal hakati ka tubade dušivetest soojust tagastama ning järgmise sammuna aastatel 2014 ja 2015 paigaldati 120 päikesepaneeli ujulakatusele ning 176 paneeli fassaadile. Nüüdseks on kokku 296 päikesepaneeli. See energia inventeeritakse maja siseelektrivõrku, kus sellega toidetakse näiteks saunakeskuse saunasid. Tagaõues toimub juba aastaid prügi sorteerimine, kus hoolitsetakse selle eest, et igat sorti prügi oma õige koha leiab. Toila Spa tegutseb igapäevaselt, et muuta kõike seda, mis majas on rohelisemaks ja tuua sisse nagu juurde uusi lahendusi, et olgu siis kasvuhoone, mis meil on plaanis lähiajal ära ehitada, kus me kasutame ära mullana juba varem kasutatud aineid, mis on ära komposteeritud meie majas ja samas tuua siis needsamad värsked ained, mis on ilma igasuguse väetist, ilma igasuguse kemikaalita toodetud otse toidulauale ja leiame veel viisi, kuidas siis muuta meie jalajälge väiksemaks ja alati siis koostöös uute innovaatiliste mõtetega üritame kõik siduda meie spaaga ja meie tegevustega. Järgmiseks oleme tulnud taaskord siia Lammasmäele, kus me ka eelmine aasta väga ägeda seikluse osaliseks saime. Nii et vaadake seda videot ka kindlasti. Aga nüüd lähme tutvume, kuidas nemad siin keskkonnasäästlikult toimetavad. Lammasmäe pakub siis nii suurematele kui väiksematele seltskondadele nii majutus kui toitlustus. Meil on 150 ööbimiskohta, võivad tulla väiksemad sõpruskonnad, võivad tulla suured ettevõtted, võivad tulla 1000 inimesed. Kõikidele saame pakkuda aktiivset tegevust, meelelahutust, toitlustust, ööbimist, kõik ühest kohast. Ja oma toitlustuses kasutame siis isegi grillimisel näiteks lepaplanki, kus peal me teeme siis lõhefileed ja serveerimise juures kasutame siis kasa- ja tammekettaid ja haavalaastu, et kõik on ikkagi kohalik ja selline naturaalne ja nii palju kui võimalik teeme loomulikult taaskasutust. Eesti üks kihvtimaid veskikomplekse saaks taas jälle ajada ringi veskikive ja toota seal kas või näiteks suveniirjahu ja et veski oleks siis ka veejõul valge ja siin Lammasmäel me oleme veel teinud ka ühe päiksepargi projekti, et loodame, et ka see projekt siin realiseerub, et igal juhul tuleb tulevikku minna säästvalt. Meie pikk ja sisukas päev on õhtusse jõudnud. Meie saime igal juhul küll väga palju targemaks selles osas, kuidas Toila Spa hotellis ja siin samast Lammasmäe puhkekeskuses loodust hoitakse ja samal ajal toimitakse. Nii et kutsume kindlasti teidki ka neid elamusi siin kogema ja aitäh teile, et te seda videot vaatasite. Tšau!